Te olete selle grupiga koos nüüd? Ei, ma olen ise seisnud. Ma ei ole nüüd piletit ostnud. Jaa, me hiljem räägime. Nii, kas me oleme nüüd kõik kohal? Jätsime kõik. Aga ära istu, äkki sina ei saa lapsi. Minu elu on ka olnud rasket tööd teinud ja lapsed sünnitanud. Siin on pikk ega ikka väljas, kus sa näed, kus need tugevad naised nüüd on? Tänast olid kõik tugevad, eks ole? Buss seisab seal üleval, kell on praegult 8, muuseumipidajad ja külastajad on juba ammu ära läinud, et olen siin hetkel üksinda. Et võib-olla kohe pean siin alguses ära ütlema, et kirjanikke tsiteerida ja sellistel teemadel rääkida, ma arvan, et on väga keeruline, et ma ei pea kindlasti ennast filoloogiks ja mõlgutan siis natukene mõtteid sellel kurikuulsal lausel, mis on siis Tõde ja õiguse raamatus, iga eestlane vast teab seda, kus Andres ütleb pojale, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Ja iga inimene saab seda kindlasti enda jaoks tõlgendada erinevalt ja see on selline mõnusalt ümmargune lause, mis ta niimoodi õhku viskas, et võib-olla tema mõtles selle all midagi muud, aga kuidas siis ikkagi seda tõlgendada. Et eriti võib olla veel, kui panna see sellesse konteksti, mida ma ka Mustvees natukene rääkisin, aja kontekst ja üldiselt selline töölt vaba aja võtmine ja proovida natukene aeglasemalt elada ja rohkem nautida, siis see on võib-olla natukene jätk sellele teemale. Ja ma tooksin sellise vaatenurga enda poolt, et mida ta mõtles selle armastuse all, et mulle tundub, et seal on nagu 3 varianti. Kas ta mõtles selle all, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus selle töö vastu, selle töö tegemise või siis selle majapidamise või selle koha vastu. Siis variant 2, et ta mõtles, et tee tööd, näe vaeva, siis tuleb armastus inimese kujul, siis naine või mees või mis iganes, eks ju. Ja ma arvan, et seal on ka tegelikult 3. versioon, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus enda vastu, mis võib-olla kõlab nii natukene egoistlikult ja võib-olla sellel ajal selline ei olnud jooga ja eneseabiõpikud väga populaarsed, aga võib-olla tänapäeva kontekstis saab ka sellise tõlgenduse sellele panna, aga kui nüüd mõelda selle peale, siis seal võib-olla isegi on mingi loogika taga, et ega Andres oli selline tüüp, kes oli tegelikult endaga pahuksis, sellepärast, et ta pani endale väga suured eesmärgid ja ta oli selline tüüp, kes tahtis ikkagi saavutada, et oli selline tegija tüüp, aga ega ta nägi ja sai aru ka, ega see asi ei tule üldse nii lihtsalt. Ma tõlgendaksin seda asja siis niimoodi, et sa pead endaga vaeva nägema, endaga tööd tegema, siis tuleb ka armastus enda vastu, kui sa oled endaga rahul. Mis iganes mis see kellegi jaoks tähendab, trennis käimist või lihtsalt mõtisklemist ja enda mõtete korda seadmist. Et kui sa oled endaga rahul, siis sa oled õnnelikum inimene ja siis on ka inimesed sinu ümber õnnelikuma, kuna sul on rohkem neile pakkuda, sa ei ole ise stressis või närvis.
väike mõttetera meelde jätta endale siit, et ma räägin nüüd endale, teie ei pea midagi meelde jätma. Aga tõesti, et endaga peab rahul olema ja endaga rahul olemine on väga keeruline asi, et see on umbes natukene sarnane nagu suitsetav arst, eks ju. Et väga lihtne on öelda, et ära suitseta, aga ise võib-olla hoopis teed suitsu, eks ju. Et see on täpselt see sama asi, et enda mõtete korda seadmine on väga-väga palju raskem kui aidata teist inimest nagu lohutada või öelda, mida teha või nii edasi, aga ennast lohutada või ennast nii-öelda inspireerida või enda mõtted panna ilusasti õigetesse lahtritesse ära, et sa oleksid funktsioneeriv inimene ühiskonnas ja mitte isegi ühiskonnas või lihtsalt oma lähedaste sõprade jaoks, et see on väga keeruline ja sellega peabki väga palju vaeva nägema ja paljud ei saa sellega hakkama. Ja ka võib-olla ma ei tea, kuidas Andres sellega hakkama sai, aga võib-olla mitte kõige paremini, et oli kindlasti kõva töömees, aga selline enda piitsutamine ja endaga rahulolu ja siis läbi selle positiivsete selliste tunnete ja energia välja jagamine oma lähedastele, kindlasti tal ei olnud, ütleme, kõige tugevam külg. Et eks see võib-olla ongi selline karune eestlane, kes sellist õrna sõna väga ei mõista.